Isamaa juht Urmas Reinsalu lausus, et taasiseseisvunud Eesti on oma ajaloo sügavaimas poliitilises usalduskriisis, mis paraku vaid süveneb ning vähendab ühiskonna sidusust. Tema sõnul vajame me hädasti enne tähtaegseid Riigikogu valimisi. Isamaa sõnum täna suurkogul on lootuse sõnum. Me ütleme Eesti inimestele, et Eesti vajab muutust. Ja see muutus algab kohalikel valimistel. Valitsuse poliitika on olnud kehv poliitika. Ja selge on, et Eesti kodanikud peavad andma sellele hinnangu valimistel. Me vajame muutusi maksupoliitikas, viia majanduse tõusule, lahendada Eesti rahvastiku kahanemise eest seisvaid ülesandeid ja andma inimestele tagasi. Järgmisel aastal see ootab Eestit ees 26 uut maksutõusu. Reformierakond valetab, et nad langetavad makse. Tegelikult nad jätkavad kiiremas tempos maksutõusu poliitikaga ja me näeme seda, et juba 1. juunil tõuseb käibemaks ja see toob kaasa omakorda hinnatõusud ja Eestis valitsuse esile kutsutud hinnatõusude spiraal paraku jätkub. Parempoolsete volikogu keskendus riigikaitsele, sest nende arvates värsket koalitsioonilepingut vaadates ei teki kindlust, et Eesti heidutust piisaval määral tugevdada suudetakse, kuid valimised on praegu teema igas parteis. Parempoolsed lähevad kohalikele valimistele väga selge sõnumika, et tugevad kohalikud omavalitsused on need, mis aitavad inimestel luua jõukust, paremat elujärge ja see algab sellest, et igas kohalikus omavalitsuses on töökohti, sinna tulevad investeeringud, kohalik omavalitsus toetab inimesi nende kodude rajamisel nendesse kohalikesse omavalitsustesse, mitte ei takista bürokraatlikult nende loomist. Tavalised inimesed peavad täna tegema otsuseid, millisesse huviringi saab lapse saata või mida poes toiduks osta. Ja sellepärast on parempoolsed väga selgelt öelnud, see suund peab olema vastupidine. Madalad maksud tähendab, et inimestele jääb rohkem raha kätte, et inimesed saavad ise oma elu üle paremini otsustada. Ja see ongi see, mille eest parempoolsed seisavad. Politoloog Rein Toomla toob välja rea erinevusi, mis eristab kohalike omavalitsuste ja Riigikogu valimisi. Siiski on aimatav, mille põhjal ühel või teisel valimisel otsuseid tehakse. Riigikogu valimiste analüüs näitab, et inimene kipub hääletama rohkem mingisuguse idee poolt. See on siis see programm. Aga kohalikel valimistel inimene kipub hääletama mingi konkreetse kandidaadi poolt ja see sõltub nüüd erakondadel väga palju sellest, kui kvaliteetsed kandidaadid suudavad nad välja panna.